proovin siis midagi uut, käesurumis uudiseid. Miks ma teen seda? On sellepärast, et iga kord, kui me trenni läheme, trennis kokku saame, siis hakkab mingi mokalaak pihta, ei saa suruda ega trenni teha normaalselt. Mõtlesin, et paneme mõtted siia, räägime, mis toimunud on vahepeal ja mis toimub tulevikus. Vaatame, kuidas see läheb ja alustame siis uudistega siis või. Esimene asi, mis ma tahan öelda, et me tegime challenge'id, eks ole. Jõusaalis on teinud erinevad challenge'id. Viimane oli siis cheatimisega siis õlkamängus natukene. Biceps kangiga üles saada. Kalev ja Martin suutsid 80 kilogrammi. Meile saatis video Dmitri Strokov, kus me näeme siin videos, tõmbab üles 85 kilogrammi väga puhtalt. Ja 85 kilogrammi said üles ja 90 kilogrammi proovis see samamoodi. Ja väikse abiga sai ka 90 üles, aga Kirre läheb siis 85 kilogrammi, mis on siis rekord hetkel meie klubis. Ja mulle saatis ka Levan Shaginesvili video, kes on nali küll, selle ma sain netist, aga kus ta sai 120 kilogrammi surus ülesse, nagu te siin näete. Ja Levanile siis nii palju veel, et Levan kaalub umbes 150 kilogrammi, 160 kilogrammi, eks ole. Nii et 120 kilogrammi vähem kõvasti kui tema keha ka. Nii et mina 63 kilogrammisena, nagu siit videos näete, tõmbasin üles 70 kilogrammi. Nii et Levan arenemisruumi on, eks ole. Keis oli ka jällegi nali, aga ühesõnaga väga tubli Levan, see 120 kilogrammi, see on ikka meeletu raskus, et ma ei tea, kas ma seda rinnalt ei suru. Ei, ma ei suru seda rinnalt. Igal juhul väga kõva. Nii, räägin sellest, millest kõik räägivad. Top 8, eks ole, Masurenkolt super loos, et selles mõttes, et pani 2 kõige tugevat kohe esimeses matšis kokku. See tähendab seda, et põhimõtteliselt see, kes võidab selle, saabki esimese koha endale. Põhimõtteliselt me saame kohe esimese matšiga võite teada. Ja teine langeb kaotuste vooru, teine see tugev, eks ole. David Chaffee ja siis Levan Shaginesvili on seal võib olla finaalis. Ühesõnaga esimene matš on nende vahel 2 kõige tugevat. Nende kaotaja langeb siis kaotajate vooru, nii et parim koht, mis ta saada saab, on 5. koht. Nii et põhimõtteliselt on siis niimoodi, et peale seda esimest matši me teame, kes on esimene, kes on 5. Vahet ei ole siis, kumb võidab. Mina ennustan, et David Chaffee võiks võita äkki. No, eks näis. Ühesõnaga, see selleks. Igal juhul muidugi on põnev näha seda kohe, eks ole, seda kõige kõvemat matši, aga ülejäänud on siis nagu suht mõttetu. Aga okei, vahet ei ole, võib-olla siis tuleb midagi põnevat. Ma tean küll, kuni 95 kilogrammi vist, top 8 on John Brezenk. No, ta on mingi muldvana, eks ole, aga ta on suht tugev. Igal juhul mina arvan, et ainult 5 tal võita oleks strap saada. Ükskõik, mis eurooplase vastu läheb, sellepärast, et eurooplased ülikiired, välja arvatud siis meie eestlased millegi pärast. No ma ei tea. Ühesõnaga, Brezenk peab strapsid saama, et kui strapsid saab, see võtab kiirus alla, eks ole, matšil ja tal võib olla lootus isegi seal, ma ei tea, kas võita, aga top 3 kindlasti, top 4. Räägime siis natuke võistlustest ka. 9. mail, see on mitteametlik kuupäev küll hetkel, aga 9. mail peaks tulema Pärnus spordisaalis, peaks tulema meil võistlus Eestis, kus on algajate kategooriad, 2 kaalugrupis prood, enam-vähem samad kaalugrupid, mis Eesti meistrivõistlustelgi. Nii et ärge maikuu alguses mingid plaanid ehk endal, kindlasti tulge Pärnusse, päike pidi olema väljas, kuigi vahet ei ole, me teeme selle sees, vahet ei ole. Tulge kohale, medalid, karikad, särgid, värgid, kõik auhinnad, au ja kiitus tuleb ka. Teisest võistlusest ka natukene, mis on juba kohe-kohe 29. veebruar. Täna tuli siis info. Raimond Stepins saatis mulle ühesõnaga Facebooki ka, et tulge võistlusele 29. veebruar. See on siis nagu Riia Open, teise nime all Riia mingi tšempionaat, mida iganes, vahet ei ole, see on nagu Riia Open põhimõtteliselt. Ma ei ole kindel, et soomlased ja rootslased siia tulevad, aga eestlased võiks minna ju, et näitame, seal on igasugu erinevaid kaalukatte ka, et algajad, amatöörid, prood, naistel on tasuta vapse, nii et ma ei tea, et mina suht kindlalt lähen, ma ei ole küll 100% kindel, aga suht 90%
100% kindel, et ma tahaks nagu minna sinna. Igal juhul keegi tahab veel minna, siis võiks mu kontakte võtta, et võib-olla saame autosse kuidagi kombineerida inimesi või kellel on veel auto mingi säästlikum, et võiks lennata kohale ja come on, mida rohkem meid on, seda suurem tõenäoliselt mingi medali sealt koju viime, mingi plekitüki. Et ma ei kujuta ette, et seal mingi rahalisi auhindu kindlasti ei ole, aga päris pull oleks üle pika nagu minna Lätti, et on alati nii sõbralikud ja toredad. Aga igal juhul, kui ma saan 5 laiki selle videole, suht masendav küll, aga kui ma saan 5 laiki siia videole, siis ma võib-olla teen järgmine nädal uuesti mingi video. Et kui on mingid uudised ja värke. Igal juhul, kui meeldis, viska like, kui ei meeldinud, viska dislike, siis ma tean, sest ma rohkem ei tee neid videosid. Aga olge siis tublid ja nägemisi.